Jõudnud päevakorrapunktini 8 ja loa andmine riigihanke korraldamiseks. Palun. Ja esimees, lugupeetud volikogu liikmed. Käesoleva eelnõuga linnavalitsus küsib volikogult luba loa andmiseks siis surugaasil töötavate sõiduautode liisimiseks ja selleks vajaliku riigihanke korraldamiseks. Ja nimelt on siis tegemist 2 planeeritud sõiduautoga linnamajandusosakonda, asendamaks siis 2005. aasta väljalaskega bensiinimootoril autode Ford Focuseid. Ja taustainfoks lisaks eelnõule võin öelda seda, et kokku on täna linnamajandusosakonnal 11 autot, nendest 2 sõidab elektriga, 6 gaasiga ja seni 3 bensiiniga, et plaanis on siis 2 vanemat autot välja vahetada surugaasiküttel autode vastu ja jääks siis 1 2006. aasta Škoda veel bensiinimootoriga autoks. Nii lühidalt kõik, aitäh teile. Küsimusi? Siiski. Kolleeg Salm, palun. Ja, et ma leian, et olete ära nimetanud keskkonnahoiu aspekti, et see on madalam kütusekulu ja CO2 heitmed. Aga kui lugeda hanke tingimusi, et siis ma ei näe siin sellist tingimust, et eelistada siis madalama või väiksema kütusekuluga autosid, et sellel oleks näiteks mingid plusspunktid. Et kas see tingimus seatakse hiljem või pole sellele mõeldud? Aitäh. Aitäh, hea küsija. Jah, nii detailideni ei ole antud eelnõus toodud hanke tingimusi teie ette, võib-olla tulevikus tuleks seda teha, sellepärast, et ka rahanduskomisjonis oli mõnedel teemadel juttu, aga üldiselt on hanke tingimuseks, et sõidukis oleks antud hanke tingimuseks planeeritud, oleks vähemalt 5 istekohta ja keretüüp on universaal või mahtuniversaal ja kuna tegemist on siis lähtuvalt tööülesande spetsiifikast ja igapäevastest vajadustest, valdavalt siis haljastusteede liikluskorralduse valdkonna töötajate tarbeks ja inspekteerimaks siis objekte ja vajadusel siis transportima väiksemaid sorti mõõteriistu. Et sellest tulenevalt on planeeritud selline riigihange välja kuulutada ja viimasel hankel, kui sarnaselt käituti, siis tegelikult oli hankel osalejad päris palju ja ma usun, et me saime hea ja soodsa tulemuse. Aitäh. Palun, kolleeg Riisalu, esimene küsimus. Natuke ma sain vastuse juba. Ma saan aru, et ega spetsiaalselt ju gaasile ehitatud mootoritega autosid ei ole olemas. Me räägime tavalistest autodest, millele on lisatud gaasiseade, saan ma õigesti aru. Ja kui ma sellest õigesti aru saan, siis mu küsimus oligi tegelikult osaliselt teie poolt juba vastatud, et kas see siis ikkagi tähendab seda, et sellel hankel saavad tegelikult osaleda laiapõhjaliselt peaaegu kõik autofirmad ja pakkuda meile parimat varianti? Täpselt nii see on, jah. Aitäh. Kui tohib, ma omalt poolt lisan, et spetsiaalselt gaasile orienteeritud automootorid on juba olemas ja sõidavad. On küll. Aga lähme edasi. Kas on veel küsimusi? Ei ole. Aitäh ja paluks siis kõnetooli kaasettekandja. Kadri Leetmaa, palun. Suur tänu. Taas varem on ka seda laadi eelnõud meil olnud ja linnamajanduskomisjon leidis, et suund, et on keskkonnasäästlikumad autod ja gaasiga töötavad autod on mõistetav, arusaadav ja otsustasime konsensuslikult taas seda eelnõu toetada. Kas on kaasettekandjale küsimusi? Aitäh. No ei tule küsimust. Kahju, nii põhjalik ettekanne, et ei tekkinud küsimusi. Sõnavõtusoove ei ole laekunud, repliigisoove ei näe, lõppsõnasoovi samuti ei näe. Panen hääletusele, kes on seda meelt, et see otsus tuleb vastu võtta, palun käega märku anda.
poolt 31, kas on vastuhääli? Ei näe, otsus on vastu võetud.